Tere tulemast Jakob Westholmi gümnaasiumi traditsioonilisele jõulukontserdile Tallinna Metodisti kirikusse. Kuna veel väga paljud inimesed seisavad püsti, äkki võiksid kirikulised natukene kokku hoida, et kõigile istekoht leiduks. Tõstke veel käsi, kelle kõrval on palju tühja ruumi. Tundub nii, et kõik on nüüd saanud endale parema istekoha ja me saame kontserdiga alustada. Avalehtedel on meie esimese ühislaulu sõnad. Läbi lume sahiseva. Võite endale aplodeerida küll, väga hästi tuli välja. Ma palun mikrofoni juurde pühade tervituseks koolidirektori Rando Kuustiku. Kallid kaasteelised, hea koolipere, austatud külalised. 312 tunni pärast saabuvad jõulud, mida eestlased on alati pidanud erilisteks pühadeks, mida pikisilmi oodatakse. Jõulupühi peetakse ikka veel oluliseks, sest nendes on säilunud esivanemate traditsioonid. Ikka veel ootavad perede kõige väiksemad seda maagilist aega, et lõpuks ometi hakkaksid käima päkapikud. Ja natukene suuremad väikesed lapsed ootavad jõuluvana ühel või teisel moel südames edasi, isegi kui nad seda meile välja ei näita. Ma ei tea maailmas ühtegi inimest, kes ei tahaks saada kingitusi, sest selles on alati midagi ootamatut ja salapärast. Sekundi murdosas kogeme jälle seda väikest imet, mida jõuludest soovitakse näha. Kui ma eile koolimajast lahkuma sättisin, siis vaatasin läbi kõik soovid, mida õpilased ja ilmselt ka õpetajad on jätnud Kevade tänava koolimaja esimese korruse jõulupuu külge. Siis praktilised soovid ületasid südamesoove. Kes soovis lund, kes vähem koduseid töid, kes uut arvutit või jalgratast, kes vaba aega, kassi, koera või uut mobiiltelefoni. Selles suhtes mind sel aastal üllatada ei suudetud.
Küll aga mõtlesin koduteel endamisi, et millal küll saabub see aeg, kus soovid on muutunud rohkem südamesoovideks ja häid ideid ning mõtteid soovivateks. Ma siiski ei ole kaotanud lootust neid lähiaastatel seal kooli esimese korruse foyees soovide puhul näha, sest soovid, mis tulevad hingest ja südamest, kestavad sajandeid. Hea koolipere, kui te 21. detsembril vaheaega veetma lähete, siis on põhjapoolkeral kõige pikem öö ja kõige lühem päev. Talvisest pööripäevast alates hakkavad päevad kukesammu võrra pikenema ja ööd samavõrra lühenema. Sel ajal on põhjapoolkera rahvaste talvist pööripäeva tähistav pikim pühade periood ning valguse taastuleku piduliku tähistamise traditsioonid ulatuvad ka siinmail esiajalukku. Ja sellest kaugest ajast on meie keelde põlistunud ka nende pühade nimetus jõulud ning Lõuna-Eesti talviste pühad, tuntud ka talsipühade nimede all. Maailmas ja Eestis on hetkel keerulised ajad, sest seda märkab igal sammul. Paljud meie vanavanemad ütlevad, et oleme muutunud õelaks ja uhkeks rahvaks, kes oma kaaskontsetest enam väga ei hooli. Seda on valus kuulata. Aga selle mittemärkamiseks peab pime olema, et hoolivus on Eestis järsult kadumas või on see kunstlik. Me kohtame koolis, kodus ja tänaval liiga palju õelust, üksteisele ärategemist. Iga mehe õigust või õigustust, vihakõnet, parastamist ja enda teistest paremaks pidamist. Kuid kõik ütleme just ühest suust, et sellist Eestit me ei ole endale ega oma lastele mitte kunagi soovinud. Aga selle kõige muutmine on vaid meie endi kätes. Ja jõulud on see aeg aastas, mis pühendatakse eranditult oma perele ning lähedastele, mõeldes sellest, mis on olnud ja mis võiks tulla edaspidi. Need on pühad, mil võetakse maha aeg ja pühendatakse enda tegemistesse kõik need, kelle jaoks me tavaliselt aega ei ole leidnud. Jõulud ja aastavahetus ei ole kahjuks kõigile õnnelik aeg, sest paljud inimesed peavad seda aega mööda saatma üksinda kodus olles, kuna tervis ei lase liikuda, või on tegemist lihtsalt vanade inimestega, kes on kaotanud lähedased ja mõned ka elu mõtte. Rääkimata sellest, et nii mõnigi noor või vana peab veetma aasta ühed kõige oodatumad pühad haiglavoodis, unistades vaid ühest kingitusest, milleks on elu ja tervis. Meil kõigil on siin saalis olemas kodu, lähedased ja igapäevane soe söök laual. Aga 100-aastases juubeli Eestis ei ole see kõikjal nii tavaline ja iseenesest mõistetav, mistõttu kutsun kõiki üles nendel ja järgnevatel jõuludel märkama neid, kellel pole elus nii palju õnne olnud, nagu meil kõigil täna siin ja praegu. Et olla parem inimene, et kinkida meile igal päeval parem Eesti, on vaja alustada iseendast ja pisiasjadest. Sest mustmiljonist pisiasjast algabki Eesti. Minu Eesti, sinu Eesti, meie kõigi Eesti. Alustame sellega juba täna, öeldes näiteks inimestele, kellest väga hoolime, et nad on meile olulised ja kallid, või südates küünlad kalmistutel meile väga kallitele inimestele, kellega me siin elus enam ei kohtu. Või jätame teistele inimestele midagi vastu ütlemata, vaid seetõttu, et me arvame endal alati õigus olevat. Ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. Kuni oleme paremad inimesed ning meie kõrval on samuti paremad inimesed, kes ei arva kaasteelistest ja maailmast eelarvamusega halvasti. Ma kasutan sageli oma pöördumistes sõna koolipere, millesse ühiskond viimasel ajal on genereerinud vastanditeks kool ja pere. Uskuge, see pole nii. Kool on ja peabki olema keeruline, sest kui kool ei õpeta, siis elus on veelgi keerulisem. Hea kool on koos õppiv kool. See on õpilased, õpetajad ja lapsevanemad. Õppigem üksteiselt ja teineteiselt. Ärgem kartkem öelda, ma ei tea. Ja pere peab olema ühtne. Oma muredes ja rõõmudes pere peab samuti suutma õpetada, mis on õige ja mis on vale, mis on hea ja mis on halb. Siinkohal tulevad mul ikka ja jälle meelde kurvastavad seigad eelmistest aastatest
kui nägin mitmeid lapsevanemaid kiirustamas oma lapsi nii kiiresti kui võimalik lahkuma kirikust kohe peale oma laste esinemise lõppu, mis sest, et kontsert oli alles poole peal. Võtkem aega olla kiirustamata. Võtkem aega olla oma lapsega koos, näitamaks eeskuju, et me tõesti hoolime üksteise tegemistest. Seda enam, et oma lapse ja teiste laste tegemistest. Kiirustada jõuab alati, aga aeglustada. Kui ma 1. septembri aktusel ütlesin esimeste klasside lapsevanematele, et minge peale aktust kohvikusse või loomaaeda, siis mõtlesin ma seda tõsiselt. Sest me kõik vajame ühes olemist ja ühte kuuluvust rohkem, kui me arvata suudame või tahame. Olgu käesoleva aasta lõpuks pooleli olevatele tegudele ja alustagem uut aastat parema ja helgemana, kui me olime täna. Ja tuletan meelde õpilastele, et see ei tähenda seda iga-aastast lubadust hakata sel aastal õppima paremini ja siis taasavastama, et käes on juba juunikuu. Kui meie koolipere kasvab kokku ning suudab andestada ja hoolida, rääkimata koolis ja tänaval teretamisest, siis on täitunud minu ja Jakob Vestolmi suur unistus. Kool on lõpuks muutunudki üheks suureks ühiseks pereks, mille nimi ongi koolipere. Ja nende tagasihoidlike soovide ja mõtetega soovin kõigile heade soovide täitumist, lumiseid jõulupühi ning paremat saabuvat aastat. Mina tänan. Teie ees on meie kõige nooremad laululapsed, 1. ja 2. klassi Mudilaskoor. Te kuulete 2 laulu. Karin Muldma, Igal lapsel oma ingel. Laulu juhatab Diana Mäeväli. Igal lapsel oma ingel.
järgmisena kuulete Vestoni vilistlase Tõnis Kõrvitsa laulu Metsa jõulupuu. Juhatab Irene Šifrin. Laval on 3. ja 4. klassi mudilaskoor. Jällegi kuulete Vestuka laulu Helin-Mari Arder Naerulohkudega maailm.
Teise lauluna kuulete Chester Hairstoni Heliseb lihtne jõuluviis. Heliseb lihtne jõuluviis, mu hing sest rõõmsaks saab. Süda sulab arduses ja vaikselt palvetab. Inglikorid laulavad, kel sündib kuningas. Elu jäädab antud sul, sest jõuluaeg on käes. Säravu küllalt kõlab mu laul koos inglikooriga. Kalli jõululapsele, kes meid nii armastab. Inglikoorid laulavad, kel sündib kuningas. Elu jäädab antud sul, sest jõuluaeg on käes. Vaimus nüüd rutan Betlema ja täht mul näitab teed. Sõber, tule minuga, siis jõuluimet näed. Inglikoorid laulavad, kel sündib kuningas. Elu jäädab antud sul, sest jõuluaeg on käes. Elu jäädab antud sul, sest jõuluaeg on käes. Teie ees on Hendrik Soone kitarriõpilased. Kuulete Pharrell Williamsi pala Happy. Esinevad Olaf-Erik Vanatalu, Ants Kärner, Robin Saul, Werner Ebruk ja Kris Hendrik Ruubel.
solist Marie Jõgiste esitab Heini Vaikmaa laulu Sulle, kes sa kaugel, klaveril Grete Koik. On Pika Hermanni tornijalamil Eesti koorid ja nad laulavad seal laulutaadi auks. Marie laul oli just nagu nii, et laulutaat Gustav Ernesaks vaataks ka meie peale. Aga meie laululapsed jätkavad lastekoor.
Kadri Voorand on kirjutanud laulu Õnn ei tule pikutades. Juhatab Grete Koik, klaveril Kadri Kuks. Let it snow. Juhatab Siiri Veskimäe.
Järgmisena ma palun esinema gümnaasiumi seksteti. Aga eriliseks teeb asja see, et nii uhket meestelaulu pole meie koolis viimased 10 aastat kuulda olnud. Ansamblis laulavad Mattias Merelaine, Markus Lahe, Joonatan Oskar Reini, Margo Maltis, Rasmus Talioja, Sten Egert Nurme. Viiulil Keter-Stiina Reiljan, klaveril Grete Koik. Adam. O püha öö.
pala Hispaania romanss, esitab Ants Kärner. Järgmisena esitab 9. B-klassi koor teile laulu Hold Me, Rock Me.
ja nüüd 9. B-ga liitub noortekoor ja segakoor. Noorte ja segakoori esituses kuulete 2 laulu. Tõnu Kõrvits, Emakeele laul ja Kadri Voorand, Ära mind lahti lase. Teises laulus on klaveril Maria Tall. Juhatab Grete Koit. Emakeele
ja meie kontserdikava lõpetab Armas Maasalu laul Tasa, tasa. Juhatab Siiri Veskimäel, klaveril Grete Koik. see kontsert ei oleks sündinud, kui ei oleks nende laste imelisi õpetajaid. Palume siia ette Siiri Veskimäe. Loomulikult aplaus ka kitarriõpetajale Hendrik Soonele. Sina oled Hendrik. Ja Diana Mäeväljale. Aitäh ka talle. Ma ei oska peast öelda, mitu aastat meie kool on saanud Metodisti kirikus juba oma jõulukontserti pidada, aga ma tean, et selle kiriku heal vardjal Uno Looritsal ei ole kooliraamatut JVG 120. Aitäh, Uno!
jõulutunde veel ilusamaks, et laulame koos lõpulaulu Oh kuusepuu. Kellel peast, kellel kavalehe pealt ja kes tunneb, et peab püsti tõusma, tõuske püsti. Aitäh kõikidele kuulajatele, kohtume järgmisel aastal!